milles linna kaasfinantseerimine oleks 45–70 miljonit. Ja arvestades linna sellist eelarve head olukorda tänast ja majandusseisu ja laenuvõimekust Euroopa rahastusel oleks võimalik enamus nendest projektidest tänasel ellu viia ja 4 aasta pärast saada parem ja hästi toimiv infrastruktuuriga linn. Ja kõik need tegevused on saanud tööks tänu linnavalitsusele ja tänu Lahtelu volikogule. Ma tahaksin tänada kõiki linnavalitsuse liikmeid, kes on siia oma panuse andnud ja tänaksin ka linnavalitsuse meeskonda, ametnikke, kes on panustanud viimase 4 aasta jooksul sellele, et ja kindlasti nõuga. Seda vaidlemisega, mul ei ole. Ja on meil nii-öelda au ja rõõm olnud linna teenida ja usume anname üle hea korras linna väga tugeva ettevalmistusega järgnevale volikogule ehk siis meile, järgnevale valitsusele, kelle täpselt struktuur saab siis paika järgmisel volikogudel, järgmisel volikogu istul. Aitäh linnavalitsuse liikmetele, aitäh töötajatele ja selle lühikese ettekandega esitaksin siis linnavalitsuse lahkumispalve. Nii, suured tänud. Kas on kellegiga praegu küsimusi? Palun, Peeter. Härra Andres Jaadla, kas teie esitluse slaidid ja lühikokkuvõtte või pikem kokkuvõtte äsja esitatust on võimalik panna ka internetti, et ajakirjanikud selle kasutada saaksid? Ma usun, et meil linna kõik tegemised on avalikud, nii et kodule veel vajadusel siis kaasatatakse. Eelil oli käsi seal. Palun selgita paari lausega targa maja eesmärki Rakvere linna jaoks. No ma lihtsalt mälu värskendamisega ütlen, siin tänamas laua taga on antud ju linna nõusolek asutada koos siis Väärika maavalitsus, ühisomavalitsusega ja Tallinna Ülikooli ja Mainori kõrgkooliga sihtasutus Tark Maja, kes on valinud enda hulgas siis juhataja ja suureks initsiaatoriks on seal Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži direktor Kalle Karron, kelle eestvedamisel on käima tõmmatud selline suurejooneline projekt, kuhu tänaseks on siis liitunud veel Tallinna Tehnikaülikool, Maaülikool, Tartu Ülikool ja 23 sellist innovatsiooniettevõtet. Ehk mõte hakkas arenema sellest, et ülikoolidel oleks vaja paremaid ruume, ülikoolid aga polnud sellist kandvat tuumkompetentsi, mida pakkuda, siis leiti, et see Tark Maja, mis oli tark oma koostöö mõttes ka ise muuta nii-öelda intelligentseks ehk intelligentse targa linnaruumi näiteks, et ta oleks keskkonnasäästev, tark, isereguleeriv andurite läbi ning ka keskkonnasõbralik. Nii et see on selline uue põlvkonna linnaruumi näidiskeskus, aga see on pikk presentatsioon, selleks peab võib-olla Kalle Karron kõige parem isik, kes seda eeltaotluse andsime selle põhjal sisse koostöös siis teiste kaasasutajatega ja projekt areneb, vaatame, mis hinnangu me sealt saame ja siis ka selles meetmes on väga tugev konkurents meil Viljandi, Pärnu, Ida-Virumaaga, kus on omad tuukompetentsid olemas, vastavalt siis loomemajandus, turism ja midagi on see põlevkivi tööstusala, nii et aga see on pikk teema, millest võib rääkida, need taotlusdokumendid on olemas ja minust Mihkel on ka meil seal nõukogus olemas, nii et saab volikogu esimehe kaudu küsida endale baasdokumentid, mis teevad huvi on. Ja palun, kas midagi ei tegemata ka või häid nõudel? See on siia presentatsioon lihtsalt kõik ei mahtunud sisse, mis veel tehtud on, aga eks tegemata jäi nagu alati, aga alati inimesel ajal on 24 tundi ja kõik ei jõua, et kindlasti saab teatud asju paremisi teha ja mõned asjad, aga ma ütlen, et linna valitsus kasutas kõiki võimalusi, kust oleks võimalik linna lisa. Igal pool me ei õnnestunud, aga kõik võimalused kasutasime ära, me ei saa öelda, et näiteks midagi küsima sõnastada ümber, et millest on kõige rohkem kahjuks selle tegema? Kahju ei ole, mis jäi tegemata, vaid kahju, mis jääb. No ma arvan, et siin osa asju lihtsalt teatud objektiivsetel põhjustel võib-olla
realiseeru nii, nagu mina valitsusinimesed oleks. Konkreetselt selle öelda? No see on raske öelda, sest nagu üks protsess nagu on käimas mitmete projektidega siin ja sa ei saa täna ette ennustada, kuidas üks või asi oleks läinud siis, kui keegi oleks seda asju nii otsustanud või siis, kui seda on raske öelda. Sest täna on kõik võimalused olemas, kõik kaardid laual, valitsus on oma töö teinud ja kõik võimalused on tänase volikogu ja tulevase valitsuse ees olemas ja võib-olla ma ei oska anda ette hinnangut, mis juhtuma hakkab. Aga usutavasti on ju meeskond ju väga sarnane sellele, mis toimis viimased 4 aastat, nii et ma usun, et suuri selliseid ebaõnnestumisi ei tohiks nagu olla ja usutavasti saab ka uues rollis siin volikogu aseesimehena, milles mul on väga selge nägemus selle protsessile oluliselt kaasa. Palun, ja Roman. Kas Võõla ehitamist viimase 4 aasta jooksul ei pea enda? Ma ütlesin, ma ei keskendunud nendele, mis said valmis, vaid keskendunud, mis seisus ma linna üle annan, et miks, see minu nagu lühike kogemus omavalitsusjuhina nagu näitab seda, et see, mis valmis, see ununeb kasutab. Inimene ja rahvas nõuab sult ainult uusi kangelustegusid ja uusi mõtteid ja uusi eesmärke. See, mis on tehtud, see on minevik ja aitäh sellest ütluse tihti. See on kindlasti, kui ma ütlen, mis on tehtud selle perioodil, siis sellest oleks saanud teise samagi perioodil. Et kindlasti see on kahtlemata linna viimase 7 aasta üks tunnus, kus võtme investeeringuid on Rakvere, Võõla ja Veekeskuse valmimised, et seda kahtlemata linna rolli selles ka ei saa nagu vähendada, nii et aktiivne ettevõtlus ja koostöö linnaga, nii et neid tunnusasju on 4-5, mis võiks kogu perioodi saada, aga ma lähtun 4-5 ja viimase 4 aasta üks kindlasti suur tegu linnas. Valitsuse roll oli seal minimaalne, sest me läbi. Tänud, palun. Kui ei ole, siis öeldakse aitäh küll. Ma arvan, et Rakvere volikogu, kellest tõesti kolmandik on praegu uuetud saadikud valimiste kunagi täna siiralt Rakvere linnavalitsusest ja linnapea saada selle eest, kuhu me senini jõudnud oleme. Ja ma usun, et me ühistöös üritame seda teed edasi käia. Ja Euroopa Liidu rahastamine, milles päris pikalt see praegu räägitud, on teatavasti perioodi keskmine lugu. 2014 algab järgmine rahastamisperiood, nii et kui Rakvere volikogu ja valitsus täna sisuliselt oma tegevust aastat alustab, suudab 2013 lahkudes umbes samasuguse paketi välja käia järgmisele alustele volikogule, siis linna ei saa juhtida ju niimoodi päevast päeva, küllap see me sihiks saab olema, et need programmid ja asjad tulevikus ka silme ette mõelda ja manada ja teostada. Nii et veel kord suured tänud selle, mis siin toimunud on ja ma paluks siis volikogu nimel Rakvere linnavalitsusel nii kaua toimetalt oma tegevusi veel jätkata, kuni uus linnavalitsusvolikogu kinnitatud saab. Sellega oleks tänase volikogu päevakord ammendatud. Ja mis puudutaks nüüd meie edasist tegevusi, siis ma arvan, et oleks mõistlik, kui te kõik planeeriksite veel 2 järgmist kolmapäeva ka vähemalt oma kella 3 kella siin kokku saamiseks. Sest volikogu ja linnavalitsuse töö käivitamisel on väga palju selliseid tehnilisi toiminguid, mis läbi tuleb viia, mis nõuavad oma kindlat rutiini, etteteatamisi, protseduure ja edasi. Nii et ma arvan, et 2 järgmist kolmapäeva kindlasti oleks meil siin vaja kokku saada. Aga see praktiline ja tehniline töö selles osas siis on muidugi peale. Nii et tänase istungil oleks lõpetanud ja ega siin maja on teile paljudele tuttav, paljudele uus, nii et võib-olla nüüd siin linnavalitsuse inimesed näitavad need ruume veel, kellele siin midagi on ja anna võimalus kohvi juua, siis kui ja mõtteid vahetada ja tuttuda omavahel. Paljud teist võib-olla päris heaks saada, et seni ei ole. Nii et taas kohtumiseni järgmise kolmapäeval 3. Tänu!